Uskumatu, et jõulud on ainult üks päev jäänud, ehk siis käes on Vlogmassi 23. päev ja minul oli täna kodus töötamise päev. Ja ausalt öeldes väga mugav, ei pea isegi riidesse panema päev läbi, aga nüüd tõmbasin ikkagi riided selga, sest et ametlikult on tööpäev läbi. Ja poodidesse on vaja, või mitte poodidesse, vaid tegelikult mul on vaja ainult toidupoodi minna ja mul on siin nimekiri isegi olemas, mis mul sealt veel vaja on. Et natuke on vaja veel siin mingit süüa meisterdada ja värki-särki. Mul on nüüd kingitused ka kõik pakitud. Ei, peaaegu kõik kingitused on pakitud. Üks kingitus on pakimata. Ehk siis, siin on siis hunnik kingitusi, nagu te näete. Ja see roosa seal on pakimata. Aga ma ei saa sellega väga hästi üksi hakkama ja... Ühesõnaga, mul on selleks abilist vaja. Ei saanud hakkama ilma Karoliinata täna ikka. Võiks võtsin ma peida. Ütsid seda just. Ütsid või? Ei, ma ei peida. Oota, hoia sa seda. Ja tulime sellisesse toredasse kohta nagu McDrive. Ja. Palun vabandust, et ma ei toitu tervislikult. Kelle käest sa vabandust? Lemmo käest. Ta vaatab raudselt. Aga me oleme natuke tervislikumad, sest et me võtame kanavrappi. Ja me käisime Kristiine keskuses just, kus oli täielik hullumaja nagu. Nagu või? Nagu. Aga mul tekib inimeste foobia juba vaikselt nendes kaubanduskeskustes. Ei taha olla inimestega koos. Ma ei tea, kellega rääkida, kas sinna või siia. Söök on käes ja me oleme nii ebaviisakad, me ei oota Joosepit ära, me hakkame ennem juba sööma. Näljased. Ema jõudis nüüd Tallinnasse meile külla. Tere. Tere. Ja muffinid said mul valmis, mis ma enne meisterdasin. Et piparkoogi maitselised muffinid peaksid olema. Ei tea, pole veel proovinud, kas tulid välja. Ja nüüd peaksin hakkama siin glasuurikest talle peale panema. Ja siis ema teeb hetkel sinihallitusjuustu ja pirniga mingeid saiakesi, mida pakkusid meile Kevin ja Kadi, kui me Tartus käisime. Ja Joosepile väga hakkasid maitsema, nii et siis me proovime need siis täna õhtul ka järgi teha. Et mul tuleb tädi tuleb külla, et kuna me rohkem muidu pühade ajal ei näe, siis teeme väikese istumise enne siin meie juures ära. Külalised on nüüd siis ära käinud meil ja need saiakesed tulid hästi head välja ja muffinid ma just mõtlesin ka, et ma prooviks, kuidas välja tuli. Oota, ma nüüd pean teid maha panema korraks. Nii, kus ma selle siit kätte saan? Päris hea isegi. Tere. See on mu tädipoja poeg, kes ei tahtnud koju minna ja jäi meie juurde natukeseks. Ära sealt alla küll kuku. Aga muffin on jumala hea. Piparkoogi maitsega ja see kaneelimaitseline toorjuustokreem on ka päris hea. Ciao, well done. Puu. Mul on näos praegu Lushi mask. Kohe ütlen, mis asi see täpsemalt oli. Rosy Cheeks. Minu siis salapäkapikk või Secret Santa tõi selle mulle. Laupäeval. Ja mul on see mask tegelikult enne ka olnud korra, et päris hea on. Ja nüüd ma näen siukene kohutav välja. Ja kell on juba seal maal, et hakkame magama sättima. Homme on jälle varakult äratus aga tänaseks siis kõik ja magame selle viimase öö siis enne jõul ära ja homme ongi käes. Okei, tšau praegu. Hommik, käes on 24. detsember, nii et häid jõule. Ja ma ei tea, 100 aastat seda kalendrit avanud ja see on selles suhtes, ma olen selles kalendris pettunud, et selle avamine on nii raske ja see läheb nagu hästi kergesti katki ka, nii et
teen selle viimase lõhkumise siis ära. On juba kusjuures 7:30 saadik üleval ja isegi veits varem, sest et ma viisin Joosepi rongi peale, tema läks Pärnusse ära tänaseks juba. Ja lähen ka õhtul lähen järgi, aga sain siis oma šokolaadi kätte ja ma teadsin tegelikult, et see šokolaad siit tuleb, sellepärast et siin taga on kirjas kõik, mis siin sees on ja siin on see šokolaad ka märgitud ja see oli ainus suurem aken, nii et no. Vot, aga ei lasta jõululaupäeval ka rahulikult olla, sest et peab jälle poodi minema ja ma alguses arvasin, et ma ei saa ühte jõulukingitust kätte tänaseks, sest et mulle öeldi, et see jõu õigel ajal kohale, aga mul tuli hommikul piiks telefoni ja pakk jõudis kohale, nii et ma lähen toon selle ka veel kiiresti ära ja viimased asjad veel poest ja siis saab natukeseks ajaks maha istuda rahulikult, aga varsti peab jälle ringi tõmblema hakkama, aga eks ma räägin teile sujuvalt kogu aeg, et mis toimub ja kus me käime ja mis me teeme, nii et hoian teid kursis asjaga. Noh, jõulud on käes ja päike paistab, et aknast küll välja vaadata ei tohi, issand, kui ere on ka, ei saagi olla niimoodi. Aknast küll ei tohi välja vaadata, sest et siis kaob igasugune jõulutunne ära. Aga toas olles on täitsa tore, et kui ikka ise endale selle tunde tekitad, kuule su telefoni lihtsalt. Et ise peab tekitama selle tunde endale, aga midagi muud ei ole. Mõtles, et me nüüd ootame mu venna pere külla, et siis esimene väike jõululõuna ära teha ja siis peame hakkama juba jälle edasi liikuma. Kes see aitab nüüd on ju? No. Kuidas hüppab? Tule. On kinni nüüd. Aivu vägev. Roosa jänku. Sofi oma. Roosa jänku. Oi, kui vägev, Sofi. Näed, patsa ja... Ja vapsi! Selga. Oi! Külvast kinni ja... Seitma kohe. Täna paar tead ilusti jalad maas ju. Tšau! Sofi hakkab nüüd ära minema, on ju? Vaatame. Eti Sofi sulle endale korra. Tule siia. Oppa nii! Tšau! Kas Sofil käis jõuluvana või päkapikud käisid? Käisid vist päkapikud, on ju? Kes see on? Kes see on? Et saab nagu asju edasi vaadata. Kadus ära. Õues on juba pimedaks jõudnud minna ja meie oleme jõudnud otsapidi Lihulasse. Et me hetkel sõidamegi erinevaid siis kohti läbi, kus siis tuleb siis inimestele, keda enam ei ole, küünlad süüdata. Ja kui see tegu siis nüüd ühel hetkel tehtud saab, siis võtame lõpuks suuna siis Pärnu poole. Aga hetkel on meil veel on kõvasti sõita. Ma arvan, et ma võib-olla vahepeal enam ei filmigi ja ma siis räägin teiega uuesti, kui me oleme Pärnusse jõudnud. Aivu. Nii, kell on saanud juba, mis kell on saanud? 12:30 ja jõudsime omadega Pärnusse ja kõhud on täis söödud, kingitused on ära jagatud, ilus kuusapuu on ka siin. Meil polegi olnud veel kuskil mujal täna kuusapuud. Ei ole jah. Nii et, aga ma ei ole mitte midagi filminud, selles suhtes andke andeks. Aga näe, Joosep on. Kas sa soovid ka midagi või? See nagu eelmine aasta ei soovinud ka mitte midagi. Miks? Ma lasen meie emadel siis midagi soovida teile. No?
ilusat jõuluaega. Samad sõnad. Väga tagasihoidlik see aasta. Vot, aga ega mul vist ei olegi midagi muud öelda, nii et häid pühi siis minu poolt ka. Ja aitäh, et te neid Vlogmassi videosid ilusti kenasti vaadanud olete nüüd 6 aega järjest. Ja kui hästi läheb, siis ma võib-olla isegi jätkan nende tegemisega veel, aga ma veel vaatan seda asja. Ja ärge unustage siis, mida nad tegema peavad ja osad. Praemine. Niimoodi peavad panema videole. Ma ei tea. Sa ju paned ka ju. Peate pöidlad püsti panema, kui te ühesõnaga sellele videole. Aga jah, näeme siis juba järgmine kord mõnes teises vlogis või mõnes muus videos. Tšau! Nii veider praegu välja, mis ma teen.